aga üks minu selliseid põhiteemasid on olnud uurimuslik lähenemine. Ja olen sellega siis tegelenud tänaseks umbes 22 aastat ja selle tee jooksul on olnud erinevaid pidepunkte. Kõigepealt sai alustatud sel teemal Eesti sellise ühe veebipõhise mängu koostamisega, mille nimi oli Tiigriretk Eestimaal, mille esimene versioon sai valmis aastal 2000 ja mida katsetati siis Tartu erinevates koolides, näiteks Descartesi koolis, Kivilinna koolis, Forseliuse koolis ja sellega seoses sai tehtud minu magistritöö. Edasi sai doktoritöö tehtud, siis juba oli üle Eesti erinevates kohtades, tavaliselt paarsada kooli osalesid ja sealt kasvas välja selline aluspõhi selleks, et liikuda rahvusvahelises koostöös edasi. Ja pärast doktoritöö kaitsmist sai mul hea võimalus ära kasutatud, nimelt hakata koostööd tegema minu doktoritöö oponendiga, kelleks oli siis professor Ton de Jong Twente ülikoolist Hollandis. Ja tänu talle sai liigutud erinevaid teid pidi rahvusvahelistesse teadusarendusprojektidesse. Ja üks nendest projektidest algas aastal 2012. Selle projekti pealkirjaks oli hästi lühidalt öeldud Go Lab, mis võiks tähendada, et mine laborisse. Aga selleks, et kõigil oleks võimalik laborisse minna, siis me mõtlesime selles projektis välja, et me peaksime looma keskkonna, mis võimaldaks laboreid loodusainete õppimisel kasutada ka neil ja just nimelt uurimise eesmärgil kasutada neil, kellel võib-olla ei ole selliseid mõnikord ka tehnilisi võimalusi, aga mõnikord ka just nimelt ka selliseid, ütleme siis, julgeoleku võimalusi, kui võiks nii öelda, et ei ole võimalik kõiki uurimusi teha praktilises elus väga lihtsalt, sest lihtsalt nad võivad olla liiga ohtlikud. Tänaseks on see Go Lab projekt edasi elanud veel ühes jätkuprojektis ja nüüd 7 aastat oleme selle projektiga oma meeskonnaga olnud seotud. Ja see projekt on jõudnud veel ühe lisaprojektina Aafrikasse, kus on hästi huvitav, et tõesti selline uurimisõpe, uurimuslik lähenemine on jõudnud tuhandete Aafrika lasteni, kasutades siis internetivaba keskkonda, mis on omaette selline väljakutse. Aga selle projekti esimene kohtumine toimus seal samas Hollandis Twentes ja selle projekti koosolekul arutasime, et milline on see pedagoogiline kontseptsioon, mis selle 7-aastase projekti aluseks võiks olla. Ja leidsime, et see peaks olema meie eelmisest projektist, mis oli siis Sky projekt, aga sellesse rohkem ei lähe, välja kasvanud arusaam uurimuslikust õppest. Ja kui meie projekti eesmärgiks oli kaugemas tähenduses see, et see jõuaks vähemalt 1 miljoni õpilaseni maailmas, 100 000 õpilasteni ja praegu on see juba päris lähedal sellele, siis me pidime kõigepealt alustama sellest, et me saaks ühtemoodi aru, mis asi on uurimuslik õpe ja lähenemine. Defineerida see mõiste ja selle komponendid. Ja seepärast sai välja pakutud sel samal koosolekul seal Hollandis Twentes, et teeme ühe süstemaatilise kirjandusanalüüsi. Ja nii saigi seda aastal 2012 alustatud ja sellest on nüüd täna möödas juba hulk aastaid, aga tegelikult ei ole nii palju, kui on 2012. aastast möödas. Nagu ikka, iga suur töö võtab palju aega ja nii ka läks meil aastani 2015 veebruar, kui meie töö leidis avaldamist siis ajakirjas Educational Research Review. Ja me mõtlesime, et me oleme harjunud tähistama inimeste sünnipäevi. Minu jaoks on
ütlen otse välja, olnud kogu aeg nagu vastumeelt, kui Tartu Ülikool ainult sünnipäeval annab oma töötajatele medaleid ja muid taolist, sest inimeste elus on tihtipeale palju rohkem olulisemad kui sünnipäevad. Ja pigem need jäljed, mis on jäänud maha ja mõjutavad tulevasi põlvesid ja ka praegusi inimesi. Ja seepärast minu jaoks on mõnes mõttes nagu palju olulisem see, kui me aeg-ajalt peatuksime sellel tööl, mida me teinud oleme ja nendel tulemustel, mida me saavutanud oleme. Ja nii saigi mõeldud, et tegelikult tähistada kas või ka selle 5 aasta möödumist ühest teadusartikli avaldamisest. Niisugune naljakas eesmärk. Mina ise vähemalt oma lühikese või pika elu jooksul, kuidas võtta, ei ole ühelgi sellisel sünnipäeval käinud. Aga kes me ikka mujal, kui ülikoolis oleme sellised, kes püüavad mingit uut ideed, mõtet luua. Ja siis saigi mõeldud, et räägiks sellest artiklist, sest selleks on mitu erinevat põhjust. Ja saigi sissejuhatuseks tehtud selline väikene ettekanne ja kutsutud kokku sellest samast ideest oma mõtteid avaldama ka mõned teised inimesed. Selles tänase seminari kutses olete juba kõiki neid näinud. Mina siin seminari alguses vaatasin ruttu, et kas meil on kõik inimesed kohal. Nüüdseks kahjuks ühte inimest ei saanud haiguse tõttu tulla ja lubasin siis tema slaidid teile ette kanda. Aga kõigepealt siis ma räägiks natukene ise. Siis on meil täna professor Miia Rannikmäe, kes on siis Loodusteadusliku hariduse keskusest Tartu Ülikoolist ja samamoodi tegelenud pikka aega uurimusliku õppe teemadega. Siis meil on haridusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts, kes, nagu ma talle välja pakkusin ja ta ilusasti omaks võttis, räägib natukene sellest, et kuidas uurimuslik lähenemine võib aidata kas või haridusministeeriumi töös. Ja miks mitte sealt edasi mõelda ükskõik millisele haridusvaldkonnale. Siis andis oma nõusoleku kohe ilusasti Urmo Uiboleht, kes on Tartu erakooli direktor ja Eesti koolijuhtide ühenduse juht. Ja just minu mõte oli see, et mul endal tekivad kogu aeg ideed, vaadates seda, mida me teinud oleme, et see uurimuslik lähenemine meie puhul on alguse saanud küll loodusainetest ja me oleme rohkem keskendunud sellele, aga selle rakendusvõimalused, mida üha enam ma mõtlen, on tohutult palju laiemad. Ja tegelikult ma saan aru, et seda on ka rakendatud mujal. Mul on meeles üks 15 aastat tagasi üks lõuna Tartu Reiniku koolis, kus ma töötasin õpetajana sel hetkel, inglise keele õpetajaga. Ja inglise keele õpetajaga rääkisime ka uurimuslikust õppest ja ta ütles, et issand jumal, me kasutame ju inglise keele metoodikas seda ka kogu aeg, discoverable approach, selleks, et avastada erinevad keelereeglid. Nii et see on laiem ja sellepärast võikski sellest rääkida just selles võtmes, et kuidas me kõik saaksime võib-olla levitada ja kasutada seda mõtteviisi enda töös. Siis on meil veel nimekirjas siin veel Elle Reisenbuk, kes on sihtasutuse Innove ekspert loodusainete valdkonnas ja arendab looduse teste Eesti koolidele, siis riiklikke tasemetöid. Tema kahjuks jäigi haigeks ja ei saa siis täna tulla, aga kuna me oleme teinud palju seda tööd koos ja see on üks väljund sellele samale teadusartiklile, siis hea meelega võin ka ise rääkida sellest. Ja lõpetuseks tahtsin jätta siis kõige olulisema esineja, sest ma usun, et kõige rohkem igapäevaselt saavad uurimuslikku õpet isegi rakendada õpetajad. Ja õpetajate poolt, kes saab olla parem esindaja kui aasta gümnaasiumiõpetaja Lauri Mällo. Ja nii on meil täna siis selline huvitav seltskond. Ja ma ütlesin küll kõigile, et meil on aega natukene rääkida, natukene küsida, nii et olge valmis ka küsima ja kaasa mõtlema. Ja kõigepealt on selline nii-öelda istumissessioon ja seejärel on seismissessioon. Nii et istumise ja kuulamise ja kaasarääkimise järel juba vabamas vormis
meid ootab siin vahekäigus ka väikene suupistelaud. Aga, ja kindlasti tort, sest mis sünnipäev see ilma tordita on, ma olen selline vanamoeline. Aga lähekski nüüd siis selle esimese ettekande juurde ja ajakiri Educational Research Review näeb paberil selline välja, isegi paberil veel ilmub, kuigi ma pole ta ammu paberil näinud. Ja on võimalik siis seda artiklit, millest me täna räägime, lugeda siis vaba juurdepääsuga. Nii et kõigil on kättesaadav see, kui otsite artikli pealkirja järgi või otsite ajakirja pealkirja või mõlema järgi, leiate ülesse, saate lugeda. Nüüd sünnipäeval peab olema loomulikult kingitusi ka. Ja üks kingitus, mis mul kõigile Eesti inimestele on see, et me saime ajakirjalt kingituseks selle artikli eesti keelde tõlkimise õiguse. Meil on ta nüüd juba tõlgitud, nii et me saame levitada seda ka nendele, kes inglise keelt nii hästi veel ei valda, ka eesti keeles. Aga ma ei saa teile täna anda seda otse niimoodi eesti keeles kätte, sest kahjuks see tekst vajab veel toimetamist. Nii, ja see ei ole mitte lihtne, sest ma olen aru saanud, et meil Eestis ükski keelefirma veel teadustekstide hea tõlkega hästi hakkama ei saa, see on üks igavene keeruline koostöö. Aga ma läheks nüüd siis selle ettekande juurde ja mul on siin 8 slaidi. Kõigepealt mõtlesin, et toon mõned mõtted, mis mina näen, et miks sellest asjast üldse nagu rääkida. Ja 5 mõtet tuleb minul nagu pähe. Kõigepealt esimene see, et miks Educational Research Review, võib-olla lihtsalt nagu natukene selline, täna seminar avab ka sellist teadlaste maailma ka, et Educational Research Review on siis üks selline tore ajakiri, mis keskendubki sellistele ülevaateartiklitele. Ja kui haridusvaldkonnas, nagu kõigis teadusvaldkondades hinnatakse, eks ole, ka seda, et milline on tugevam ja milline on mitte nii tugev ajakiri, siis haridusvaldkonnas loetakse, et siis andmebaasis Web of Science indekseeritavad ajakirjad on need kõige mõjukamad maailmas üldiselt ja sinna on siis praegu 240 ajakirja jõudnud, 243. Ja nendest 243-st siis mõjufaktori alusel see Educational Research Review on 5. kohal hetkel. Ja ta on selline tore väljakutse loomulikult igale avaldajale ka, sest alla 10% artikleid sinna vastu võetakse, nendest, mis esitatakse ja eelmisel aastal esitati sinna ligi 500 artiklit. Ja nii et juba see on üks niisugune, mis võib-olla üks mõtlemise koht. Teine 5 aastat tagasi ja mis oli nagu esimene üllatus meie enda jaoks ka, sest kui me teadlastena tööd teeme, me ei tea ju täpselt alati, me küll püüame olla valdkonnas sees ja tajuda ära seda, mida tegelikult maailmas vaja on. Mitte mida meil, vaid mida maailmal on vaja. Me püüame uurida ja avaldada seda, mida maailm tegelikult ootab. Aga see tõehetk tuleb natukene hiljem ja selle artikli puhul me lausa üllatusime, et juba mõned kuud pärast selle avaldamist see ajakiri on harjunud andma sellist nimekirja välja 3 ajakirja kõige allalaaditumast artiklist ja see jõudis sinna ja tegelikult on seal kogu see 5 aastat praktiliselt kogu aeg püsinud. Õigemini viimased 4 aastat on kogu aeg püsinud, esimesel aastal käis seal üks teine artikkel ka. Ja nii ongi, et praegu seda artiklit on laaditud siis alla tänaseks umbes 115 000 korda ja järgmisel kohal on umbes 60 000 korda ja ülejäänud artiklid on alla 20 000 korra alla laaditud. Nii et on mitu korda rohkem kui ükski teine selles ajakirjas laaditud artikkel, nii et ilmselt keegi sellega midagi teeb. Aga me ei teadnud veel kohe, et miks inimesed seda alla laadivad, miks nad seda loevad. Küll mul on huvitavaid lugusid a la Taiwanist või Indiast, kus ma olen konverentsil käinud ja inimesed tulevad ja uurivad ja küsivad ja ütlevad, et meil on see kohustuslik õppematerjal kõigil õpetajatel. Kõik meie õpetajakoolituse üliõpilased peavad selle artikli läbi lugema. See on huvitav, aga
Siis nüüd teine asi, mis nagu näitab natukene, et mis selle artikliga teised teevad, on see, kui vaadata mitte kes alla laadivad, vaid kes viitavad seda artiklit. Ja see viitamiste lugu, sealt me näeme, millises töös on kasutatud seda artiklit. Ja tõesti, ajakirja see artikkel jõudis ka kiiresti siis 1% sotsiaalteaduste kõige enam viidatud artiklite hulka maailmas ja palun aidake mind, kui teate, eks ole, mõnda teist artiklit, aga mina praegu ei tea, siin on ka see, et meil andmebaasides ei ole, ütleme, elektroonilistes andmebaasides näiteks, ma ei tea, Peeter Põllu, Johannes Käisi või selliste inimeste artikleid, eks ole, nagu sees, aga praegu nii-öelda kättesaadavates andmebaasides paistab, et see on nagu Eestis praegu siis haridusteadustes üks viidatumaid artikleid. Ja mis veel edasi, on see, et me näeme selle mõju natukene ka erinevates teadusprojektides ja arendustegevustes, nagu rahvusvaheliselt mitmed projektid ja Eestis õppekavad, õppematerjalid, riiklikud testid, õpetajakoolitus, nii et selles mõttes oleks võib-olla hea, kui teame. Ja 5. punkt on see, miks ma arvan, et just sellist seminari võib-olla vaja on, et ma näen, et kuskil ei ole piiri ees, et just nimelt nendes erinevates valdkondades võiks võib-olla need mõtted veelgi rohkem levida. Mõned pildid, mis on nagu huvitav iseenesest, on see, et kuidas ühe artikli elulugu käib, et eelmise aasta lõpuks oli siis allalaadimisi natuke üle 106 000 ja igal aastal on see järjest kasvanud, nii et me ei tea, kuidas siis käesoleva aasta lõpuks edasi läheb. Nii et ka praegu selle ettekande ajal on üks 10 inimest, kes seda artiklit kuskil maailma nurgas alla laadivad, umbes 100 inimest päevas. Ja loodame, et see positiivne trend jätkub ja meie Eesti meeskonna mõju maailmas sellega üha kasvab. Allalaadimised riigiti on ka alati huvitav. Kõige suurem hulk on tegelikult selliseid, kus me ei tea, mis riigist alla laaditi, aga tihti on see nii-öelda jälgitav ja Ameerika Ühendriigid, Austraalia on need, kes meie tööd kõige rohkem kasutavad, aga ka Suurbritannia, Holland, Kanada ja huvitavalt tulevad siia Lõuna-Aafrika Vabariik, Indoneesia, Taiwan võib-olla. See on, ütleme, Taiwani puhul isegi suhteliselt väike, eks ole, riik ja päris huvitavalt on rakendanud. Ja Eesti on ainult 279 allalaadimisega selle koha peal nüüd eelmise aasta lõpuga. Nii et meil on veel levimisvõimalusi, sest meil on õpetajaid, kes seda kasutada võiksid julgelt üle 15 000. Ja nad on 98 erinevast riigist, et mu poeg aitas eile selle kaardi joonistada, siis sai, et 68% maamunast on kaetud, et liigume edasi. Viitamiste pooles, nüüd 2020. aastal on näha suur langus, aga aastast on kulunud ka alles 2 kuud, kui seda arvestada, siis paistab ka siin selline positiivne trend. Nii et loodame, et üha rohkem inimesi maailmas leiavad selle üles ja siis leiavad ka mõistlikku olevat enda töös selle kasutamise. Kus me teda rakendanud oleme? Siis nendest rahvusvahelistest projektidest on juba nimetatud enne GoLabi ja NextLabi projekt, võite samamoodi otsida, kus on siis praegu üle 30 000 registreeritud õpetaja, lisaks ütleme siis registreerimata saab kõike seda kasutada ja üle 90 000 erinevate õpilaste, kes on siis kasutanud seal uurimuslikku õpperuume, mille puhul on siis just aluseks võetud selline uurimuslik mudel, nagu me siin selles projekti kontekstis siis koos välja arendasime. Ja teine koht, kus me oleme seda rahvusvaheliselt kasutanud, on meie oma koordineeritud uuringulaeka projekt, kus siis osalesid siis 12 erinevast riigist 13 partnerit.
Ja mis selle artikli sisu siis hästi lühidalt on? Probleem, mida me tahtsime lahendada, oli see, et erinevad teadlased räägivad erinevat keelt. Ja tänapäevases globaliseeruvas maailmas on see piiranguks, sest me ei saa üksteisest aru, kasutame samu sõnu ja mõtleme erinevaid asju. Ja seepärast me püüdsimegi siis aru saada, et kas inimesed tegelikult erinevaid sõnu kasutades räägivad samast asjast. Ja leidsime, et jah, nii see enamasti ongi. Viisime siis metoodika mõttes läbi süstemaatilise kirjandusanalüüsi ja leidsime, et üle erineva 100 termini oli uurimusliku õppe erinevate etappide kirjeldamiseks, nimetamiseks kasutatud. Ja lõpuks sellise sisulise analüüsi poolt jõudsime siis sinna, et meil on võimalik eristada sisuliselt 9 erinevat uurimusliku õppe etappi, mis on ühendatavad 5 üldisemaks etapiks. Ja teine nii-öelda väljund sellel artiklil on siis sellest 9 ja 5 moodustatud selline raamistik, skeem, mis kirjeldab seda, kuidas need 9 uurimusliku õppe etappi on omavahel seotud, millises järjestuses, mis paralleelselt, kuidas on võimalik liikuda ja mõistlik kaaluda tagasiliikumist ühe või teise juurest ning seeläbi saavutada paremat tulemust. Ja minu tagasihoidlik veendumus on täna, et see mudel on suhteliselt universaalne, lahendamaks väga erinevaid probleeme. Sest uurimuslik lähenemine on 1 viis probleemide lahendamiseks. Ja ma vabandan nüüd selle pildi peal, te ei näe siin millegipärast neid erinevaid taustavärve. Siin on veel taustad niimoodi, et meil on 1 üldine etapp, on suunaseadmine, teine on probleemi avamine, mis koosneb küsimisest, hüpoteeside sõnastamisest, aga värvikoodiga saate neid ühe omavahel nii-öelda kokku siduda. Aga mõte selle pildi peal oli hästi see, et me peame rohkem pöörama tähelepanu arutelule, mis võib seostuda erinevate, pigem üksteisele järjestikku tulevate etappidega. Nii et me suunaseadmise etapis peame juba kasutama arutelu, suhtlema üksteisega, rääkima oma tulemustest, oma arusaamast, millise probleemiga meil tegemist on, kui suunaseadmise eesmärgiks on jõuda lõpuks arusaamisele, millist probleemi me lahendama hakkame. Ja see on minu arust meil ühiskonnas hästi tavaline lugu, et me hakkame lahendama probleemi enne, kui me oleme selle selgeks rääkinud, mis see probleem on. Ja seepärast ongi, et minu arust sellesama mudeli järgi me peame suhtlema ja reflekteerima, mis on siis arutelu 2 sellist alaetappi. Mis asi see on, mida me teeme, miks me niimoodi tegime nii edasi. Probleemi avamise etapp teine, kus me võime piirduda lihtsalt küsimisega, võime uurimisküsimused selle koha peal ka sõnastada konkreetsemalt, või siis lugedes ja uurides, mida teised on teinud, tekib meil juba võimalus sõnastada mingi teaduslik oletus, mida me hüpoteesiks nimetame. Arvame, et asjad on nii sellepärast, et. Ja siis saame juba sealt edasi liikuda katsetamise, andmete kogumise, analüüsimise ja kokkuvõtete tegemise juurde. Nii et see on see üldine skeem, mida me välja töötasime oma süstemaatilise kirjandusanalüüsi alusel. Aitäh! Kas on kohe küsimusi või kutsun mõne järgmise esineja? Jaa, palun. Kui veebruaris 2015 avaldati artikkel, kui pikk oli protsess artikli üleandmisest ajakirja toimetuskolleegiumile, seal määratakse retsensendid, toimetaja võib nende arvamuse pea peale lükata. 2013 saatsime, nii 2 aastat läks enam-vähem. See oli huvitav lugu, et esimesel hetkel sellest ajakirjast tuli meile eitav vastus. Artikkel sai vastuse rejected. Teate kõik, mida see tähendab, eriti psühholoogiliselt. Ja siis
mina olen lihtsalt natuke selline inimene, kes ei lepi selliste olukordadega ja püüab nendest õppida ja aru saada, miks nii ja ma läksin natukene vaidlema siis toimetajatega. Ja siis toimetajad leidsid, et jah, retsensendid on valesti tõlgendanud ühte või teist asja ja detailidesse ei lähe ja siis 6 aja pärast kutsuti mind ise retsensendiks sinna ja siis nüüd 2 aastat olen olnud selle ajakirja toimetaja juba ise, üks toimetajatest.